Kui Arno oleks emaga koolimajja läinud, oleks ta sinna jõudnud õigeks ajaks. Kõlas täna Kehra rahvamajas peetud emadepäeva kontserdil lühikese nukunäidendi käigus. Kõnede, pillimängu, laulu ja rahvatantsuga täidetud õdusal koosviibimisel võetigi tunniks ajaks aeg maha ning tänati ilmselt iga inimese kõige olulisemat lähedast – ema. Arvan, et ema on see inimene igas peres, kes on kõige tähtsam. Ema on see, kes jääb alati emaks. Ükskõik, kas see laps on 2-aastane või 20-aastane või 60-aastane. Ema on ikka ema ja kipub ikka aeg-ajalt kamandama. Nii on. Uinu mu väike, uinudes kõike. Ema võib öelda, et on ikkagi täiskohaga amet. On see raske töö? See on kuidas kunagi, täna nii, homme teisiti. Et üldiselt ei ole raske töö. Julgen kõigile soovitada, kes veel mõtlevad, et ei tea, kas hakata emaks või mitte. Julgen soovitada, proovige ära ja te ei kahetse. Kui olulist rolli sinu elus ema on mänginud just näiteks selles kujunemisloos, milline ema sina täna oled? See on selline hea küsimus, et eks meil kõikidel on oma nii-öelda emadega olnud raskeid aegu, just nimelt siis enda noorusaegades ja eks tänaseks ikkagi olen ise ju täiskasvanud ema, et kindlasti on ikkagi suhted paremad ja püüan olla oma emale hea laps ja loodan, et mina olen oma lastele väga hea ema. Ja sina oled tubli poiss oma emale? Emme on ilus. Emme on tubli. Emme on hea. Emme pahandab ka vahepeal. President Alar Karis sõnas publikule peetud kõnes, et ema on turvalise maailma kese. Tema pakutavat turvatunnet vajavad kõik, nii meil Eestis kui mujal maailmas. Kui väike inimene maailma sünnib, haarab ta ema sõrme ja võtab selle tugevasti oma väiksesse peopessa. See sõrm on seal peos ka siis, kui see enam nii väike ei olegi. Soovin, et teil oleks kelle käest kinni hoida ja kes teist kinni hoiaks. Soovin teile head emadepäeva.